siis ma pikema jututa, palun võtame sooja aplausiga vastu. Lavale tuleb minu hea sõber Ari-Mati Mustonen. Teeme Miikal Meemale aplausi ka, et ta siin kardina taga kuuleks. Yes. Yes. Väga hea energia juba. Väga hea energia juba. Tere tulemast siia showle. Mina olen soojendusesineja. Kaua ma siin teen, oleneb teist. Kui te sakite, teen selle, mis lepingus. Väga fun on ja Miikaliga tuuril olnud. Muidugi ma tunnen oma sõbrale kaasa, sest et Miikal läks see päev tuurile, kui sõda hakkas. See oli muidugi nagu huvitav aeg. Kuradi Kaja Kallasel on väga raske ametiaeg, täiesti putsis. Ta on nagu pandeemia ja sõda või. Ma nagu Eesti peaminister, ma arvasin, ma tegelen nagu kilekottel liiga palju või noh. Mingi regular Eesti shit, pandeemia. Crazy on. Vaata no eestlastena me peame kogu aeg uudistel näppu, nagu, sa pead näppu pulsil hoidma, vaata, et no igaks juhuks on. See on nagu crazy. Vaata iga paari aastagant, kui Venemaaga on nagu pingeliseks läinud, mul alati meeldib vaadata, millega Eesti valitsus reageerib. Mulle meeldis seekord vaadata ka, millega me ähvardasime. Sest meil ei ole palju millega ähvardada. Vaata, kui mingid väed hakkasid Ukraina piiri äärde kogunema, me olime nagu mis? Hakkad paukuma praegu? Mis? Hakkad nussima? Tead mis? See aasta meie Eurovisioonile ei tule. Muidugi, kui sa sotsiaalmeedia ajal sõjaaeg, see on huvitav, sa loed nii palju uskumatuid kangelaslugusid on ju. Mulle väga meeldis see tüüp, see Ussisaare tüüp, kes enne, kui ta õhku lendas, saatis Vene sõjalaeva idinahhoi. See väga naljakas asi, mida öelda enne, kui sa õhku lendad minu arust. See oli päris huvitav nagu lugu ja siis ma tegin oma jalale selle tsitaadi nagu tatoveeringuks ka, lihtsalt kuna sa ajas mind naerma ja see on nagu naljakas hommikuti vaadata. Aga siis, kui ma seda tegema läksin, siis tatoveerija esimene küsimus oli mulle, Ari, äge tatokas, aga teeme äkki seljale. Ärge saage valesti aru, ma nagu toetan Ukrainat. Aga ootame enne, kes võidab, kui ma hakkan oma seljale idinahhui v Rossija tatoveerima. Sest nagu püksid on alati jalas. Ma ei taha kuskil Sharm el Sheikhis särki ära võtta. Järsku kuuled, tšoo! Saan Fuketis kurikaga. Uskumatu kangelaslugusid loed on ju. Ma ise olen hull boksimaailma fanaat, Ukrainast tuleb boksitalenti ka. Endised raskekaalumeistrid, keskkaalumeistrid, multimiljonärid, kes elavad muidu Los Angeleses, Ameerikas, oma villades, basseinid värki, on nii patriootlikud oma kodumaa suhtes, et kui sõjaks läks, lendasid oma villadest tagasi koduriiki, võtsid Kalašnikovid kätte, kaitsesid Ukrainat. Uskumatu kangelastegu. Nüüd muidugi see paneb väga palju pinget sellele järgmisele riigile, mida Venemaa ründab. Sest ärge saage valesti aru, ma olen väga patriootlik. Aga mul on see Soome pass ka. Ärge saage valesti aru, esimene Vene sõdur, keda mina näen, ma olen nagu Andeksi, mida? Ma olin tässä viikon loppu. Võtan oma kastilongerat, nüüd mennään kotiin. Aga ma soovitan teile ka, ärge liiga palju uudiseid vaadake, sest et ärge liiga palju, eriti netist, see on liiga negatiivne, see mõjub su enda mentaalsele tervisele ka, ärge liiga palju kogu aeg brausige. Ma ise teen nüüd nii, et ma netist uudiseid ei loe. Ma kuulan Elmarit.
sest et Elmar, vaata, uudis on sama, aga vibe on parem. Sama uudis. Kiievis plahvatas pomm. Ja nüüd Kihnu virve. Meri on, meri jääb. Ja sa kõnnid edasi ka, meri olema peab. See ei ole liiga negatiivne. Muidugi Elmar keeras mulle veits säru sellega, et nad vahetasid oma uudiste diktori välja. Neil enne oli siuke käreda häälne mees, keda ma tahan. Tead see, uudised BNS-ilt. Sellelt vennalt ma tahangi uudised. Mis juhtus? Juhtus. Aga nende uus uudiste diktor on Tuulian. Ma ei taha oma uudiseid seksikalt saada. Nagu, nüüd on see, et kui Elmaris uudised tulevad, siis tuleb Tuulian. Issand jumal. Jälle on pahasti. Pomm plahvatas. Nüüd ma olen kodus nagu... Kui pahasti on? Kui suur pomm oli? Mul on üks pomm veel kohe. Ei, ma nägin, kui sa oled, ma olen 30, ma sain 30, kui sa oled 30, uued asjad ajavad kõvaks. Porno ei ole enam see, mis ta oli. Siin on vaata noori poisse, te vaatate veel pornot nagu wow! Nii vinge anaal nähtud. Ma nägin Two Girls One Cupi, kui ma olin 14. Mul on, porno ei tee enam seda minu jaoks. Mul on nüüd 30-aastase bownerid. Nagu kui sa tõmbad torrenti ja supakad tuled kohe kaasa. Süngis, what? Eestikeelsed? Või kui sa teed süüa, saad söögi valmis, sööd ära, siis lähed kööki tagasi ja paned selle kubu kinni. Ja see vaikus. Või kui sa saad 8 tundi und nii, et ei pea öösel pissile minema. Oh my god. Täiuslik REM-tsükkel. Ei, kui sa oled 30, uued asjad ajavad kõvaks. Ma räägin, noored tüdrukud. Ma tean, et ma olen 30 selle järgi, kuidas ma noori tüdrukuid vaatan. Sest kunagi ma vaatasin neid ja ma olin kiimas. Nüüd ma vaatan neid ja olen mures. Issand jumal. Kluud väljas. Õhtu läheb külmaks lits. Ei, ma olen noored tüdrukud, ma näen tänaval neid. Ma olen nüüd, vaata, tead, kui sa oled kuskil baaris ja need 18-aastased tulevad baari. Tead need? Kelly! Nii väsitav. See on minu õhusireen. Oh my god! Ma lähen ise punkrisse peituna. Ma ei tea, kuidas need rockstarid viitsivad neid noore piffe keppida. Ma oleks kõige sitem pervert üldse. Ma annan sulle korki, lähen ise enne magama. Ma ei viitsi suga, Ja ma ennem rääkisin, vaata, et kui saad öö läbi magada, on ju, nii et ei pea pissile minema. See ei ole nalja asi. Ma kunagi naersin ka. Ma kunagi olin ka 16. Vaatasin Prostamuluna reklaami nagu. Nüüd ma olen nagu, oota. Nüüd tuleb Prostamuluna reklaam, ma jooksen teleka ette, panen kõvemaks nagu. Ei, see ei ole nalja asi, saad aru, vaata 30-aastase dilemma on see, et sa lähed õhtul magama, uni hakkab tulema ja siis tuleb pissi häda. Ja nüüd sa oled peas nagu, kas ma ärkan ülesse ja rikun une ära või
riskime. Ja ma võin öelda, et 20 aastat riskimist tasus ära ennast. Aga nüüd eelmine aasta sügis ma kusasin täis ennast. Öösel voodi täis kust. Ja see ei ole nagu mingi vaata nagu mingi äge Eurotrip lugu. Panin jookid, oksendasin, läksin koju, kusesin voodisse, what? Ei, ma jõin liiga palju teed. Liiga hilja kummelitee. Ja lihtsalt voodis ja ei olnud mingi märgune nägu ka. Ei, lihtsalt niisama. Ärkan üles, vaatan, mine perse. Kõik ujub. Ja siis, mis ma tegin, oli lihtsalt tulin siia poole voodinurka, otsisin teki kuiva osa üles ja magasin edasi. Hommikul tegelen ja tead, mis hommikuks oli kuiv? Võib-olla sellepärast ma suhtes ei olegi. Naisega võib päris raske olla, et sa kused voodi täis. Naine vaatab, mida vittu sa tegid? Ära. See on ainult keskel, ole sa sealpool. Ma olen siinpool, lihtsalt maga hommikul tegelema. Öösel pissimine ei ole naljaasi. Enne reisi pissimine ei ole naljaasi. 2,5 tundi autosõitu. Peab käima pissil. Kunagi võis riskida. Nüüd ma olen see põhivend tagaistmel sõpradega. Vaata, kulge! Pausi! Nad on mingi türa, me ei ole veel Tallinnastki väljas. Me võtsime su just peale. Kui ma käin pissil, siis mulle meeldib alati oma kabiin võtta, sest mul on siuke asi nagu närviline põis. See ei ole see, et ma lähen sitale kogu aeg. Lihtsalt oma kabiinis sa saad rahulikult oma noksiga olla, vaata. Julgustada, vaata. Tule. Noh, ära nüüd, kuule, tead küll. Pikk sõit on ees. Jah, ma hoian nii. Ei, ma võin valetada ka. Ei, ma hoian nii. Kui ma võtan oma noksi välja, siis käib siuke sound. Ja kui ma olen kabiinis, ma saan rahulikult. Mul on siuke asi nagu närviline põis. See on see, et mis meeste vetsus ülitihti on see, et on lihtsalt mingi renn. Tead, mingi sein, kuseb. Ja siis alati, kui ma seal olen ja tead, kui pissi ei tule kohe, siis tead, oled seal. Ja siis tuleb alati see tüüp kõrvale. Alati see vend, tead see, kes kuseb enne, kui tal püksist väljas on. Tead, alati see vend paneb sulle õlga ka. Koi! Kärsseri survepesuri. Tead see, kus mööda seina pritsib minu noksi pihta. Minu noks on nüüd nagu, kuule lõpeta. Ja siis tead, tema lõpetab ära, enne kui sa oled üldse alustanud. Siis tõmbab sisse, vaatab, sa tead see pilk ka see. Nüüd ma kardan veel rohkem. See on nii ebaviisakas asi, mida teha. Tulla oma 19-aastase korras eesnäärmega uhkustama siia raisk. Kui sa näed, et mul on raske, anna hetk. Kui ma jooksen mingi vana mutiga sama bussi peale, ma jooksen viisakalt mööda, ma jooksen mingi tagurpidi mööda. Tšeki neid põlvi lits. Ma ei pane mingi üle küürus vana muti kitse. Ma räägin, see on teine asi. Kui sa oled 30, see on teine asi. See on nalja asi. Teitimine on muidugi huvitav. Sest et nüüd ma nagu, vaata, kui sa saad vanemaks, ma murran sinna emmede turgu nüüd. Sest praegu hakkab see esimene lahutuste laine tulema. Ja ma olen valmis surfama. Ma käisin ühe naisega väljas ka hiljuti.
ta on 32, tal on 2 last, 7 ja 9, 2 poissi, siuksed mõnusad. Või noh, see kõlas valesti. Ei nagu see, nagu 7-9 on äge, me oleme samad hobid. Sarnane huumor. Ei, ma käisin ühe naisega ka, natuke aega teitisime, tal oli siuke 3-aastane, see on liiga loll. Sittage aru, vaata. 3 küsib, miks taevas sinine? Tere, ma ei tea. Siis me läksime selle naisega, me läksime välja. Me esimene date oli niimoodi, me läksime uisutama. Sest ta tahtis minna uisutama. See on ainus põhjus, miks mehed üldse asju teevad. Sest naine tahab asju teha. Me võiks teid, taarautomaadi taga ka keppida. Aga ei, see peab olema nagu filmis. Keerutame lume sees uisutama. Siis ma olin nagu, ju siis lähme uisutama. Ma ei ole lapsest saati uisutamas käinud. Ja me läksime ka niimoodi, ta pidi mulle järgi tulema, vaata, mul ei ole lume. Siit osast ma tunnen talle veits kaasa. Et ta nagu arvas, et ta saab uue mehe. Vähe ta teadis, ta sai 3. lapse. Siis me läksime uisutama, läksime Nõmmele läksime uisutama, siis jõuame sinna uisuparki. Küsitakse koroonapassi kohe seal sissekäigu juures. Siis ta ütles, et unustas dokumendi autosse, laptop dokumendi. Siis me oleme seal sissepääsu juures see konteiner seal, kus pileteid müüakse ja uiske renditakse. Siis mõtlen, ma nagu härrasmees ikka. Sealt aknast ütlen, et ma võtan uisud ette ära, maksan pileti ära. Vaata, ütlen, et 2 uisud, 2 pääseb, palun. Ja sealt väiksest aknast see mutt on seal. Mis? 2 pääseb? 2 uisud? Jah. 48 eurot, palun. See ikka töötab või? 48 eurot. Uisutama. Ma ei tulnud ostma uiske. Korraks laenan. 40. Tead, mis tunne on 50 eurise anda ja mündi vastu saada või? 42, uisutamine! Kui sa oleks mulle krooni ajal sealt kuradi soojaku aknast öelnud, mis, 2 pääseb, 2 tuust, jah, tonn, Tonn! Ma politsei kutsun! Politsei tuleks ka tonn, mida kõik maa! Nüüd mu date jõuab tagasi, minu tuju on väga muutunud. Ma ei tea, kas sa oled kunagi vihaselt uisutanud või? $48 eurot, terve date läks perse. Sest ma olen ju terve aeg nagu... See on see teine asi, vaata, miks nagu mida naised armastavad teha kuskile restorani minna. Oi, te armastate mingeid uhkeid restorani. Lähme nii tore, lähme sinna. Me oleme mingi... Ja vahest naised mõtlevad ka, miks ma date'ide ajal nii pinges olen. See on sellest, et terve aeg, kui sa oma bullshit lugu räägid, ma peas arvutan. Sa räägid oma vanematest, ma olen peas nagu 48 plus 23. Ta tellis vett, see on mingi klaasist pudelis. Siin restoranis on lühtrid, mul on putsis. Leiba. See on ka kindlalt hinnakirjas. Mul on kaardipiirang sotil. Siis lähed ja istud kuskil restoranis maha. Ta vaatab minu. Võtame mingid eelruad ka, sa oled nagu Potsi, mul on eelarve. Teenindajad. Kõige hullem on see, tead, kui tuuakse see veinikaart. Ja siis küsitakse, millist veini soovid ja sa oled nagu ma tulin seljakotiga. Millist sa arvad? Kõige odavamad.
tead, kui sa mängid teenindajaga seda mängu, kus sa üritad sujuvalt kõige odavama veinini jõuda. Ta on kõrval, mingi soovitan Valpolicellot, vaatad 12 € klaas. Tead, minu jaoks liiga ümar. Ma olen rohkem siuke Merlot mees 4,50 klaas. Teenindaja teeskeb kaasa, väga huvitav valik. Ma ei naudi ühtegi einet, ma terve aeg mõtlen, palju läheb. Ja ma olen vahest peale teita nii tilt, ma olen higi, ma olen nii, mul ka kõrvad vilisevad. Ma olen nii kettas, et ma isegi ei taha enam keppida, vaata. Jõuame sinna restorani, et mis edasi teeme, edasi. Türat tööle lähen. Ma hellan Comedy Estonia, ütlen, Hendrik, pane lisashowd müüki. See lits võttis Carpaccio. See viisakas on, kui meie maksame esimene date eriti. See ei ole väga James Bond asi, mida teha. Kui sa Essa date ütled, ai, pooleks. See on ja naised on vahest külmaverelised ka. Tead, kui tuleb see tšeki maksmine, vaata, te lihtsalt vaatate. Mõni naine teeb selle viisakus selle, las ma ei saa mingi. Tead, ta kunagi ei jõua selle arveni. Ai, las ma ise, ma lähen vetsu. Tead, Pihv kaab alati vetsu selleks ajaks 30 minti läinud. Aga mõni Pihv vaatab sulle lihtsalt, tead, arve tuleb, vaatab lihtsalt külmavereliselt otsa. Jätame tippi ka. Vahest oleks tore, kui mul oleks kunagi esimene date, kus naine maksab kõik ise, ma teen abielu ettepaneku. Sest et naised, teil on ka moodus raha teine, teil on kurat OnlyFans. Ja ma toetan OnlyFansi. Ärge saage valesti aru. Tasuta raha, muidugi tehke OnlyFans. Maast leitud raha. Tussiga, niisama plekki tuleb. Vaata, sest et meestel meil ei ole seda varianti, on ju. Meil ei ole nagu seda, et tööle ei viitsi minna. Kooli ka tagasi minna ei taha. Ju siis uploadin kotid netti. Sest et riistal ei ole turuhinda, on ju. Riist on mingi suvaline asi, mida sa vahepeal näed. Kui kunagi MSN-is Türgi perverid oma riista sulle näitasid, sa ei olnud nagu mingi, oota, kus sa annetada saab? Riistal ei ole turuhinda, keegi ei, tussi eest on inimesed nõus maksma. Mul on sõbranna ka, Mari. Tal on niimoodi, et tal on OnlyFans ja siis tal on Instagrami konto, mille kaudu ta promob oma OnlyFansi. Instagrami kontol 155,000 followeri, kõik asjad, kehakreem, parfüüm, äri liigub. Ainus, mis ta teeb, ta isegi oma nägu ei postita, ta lihtsalt filmib ennast mööda Euroopa linne, jalutamas ringi ja siis lihtsalt filmib oma pomme. Pommid Pariisis, pommid Lätis. Lihtsalt nii, ma ei saa seda teha. Ma ei saa keset Raekoja platsi. Follower ei tule. Politsei tuleb. Mulle tehakse perimeeter ümber, politsei tuleb ka rahulikult. Ari, rahu, pane kotid ära. Ari, su pere on siin, Miikael, räägi temaga. Ari, pane kotid ära. Mind viiakse Seevaldisse, ma olen seal, ma tegin contenti. Riist ei ole hinnas. Kes on liputajad alati? Jalutad kuskil Mustamäel üksinda ringi öösel. Jäsku puu tagant, alati mingi vend. Aga sa ei ole kunagi kuulnud, et mingi tüüp jalutab Männiku metsas niisama ringi ja järsku põõsast hüppab naine. Kui see juhtub,
juhtuks, ma isegi ei tea, kuhu helistada. Ma ei saa 112 helistada, issand jumal, tulge ruttu. Praegu Männiku metsas üks naine näitas tussi. Isegi dispetšer oleks nagu, okei, ära kõvata. Siis mul oli üks sõbranna, kes tegi OnlyFansi, lõpetas üks hetk ära. Mõtlesin, et okei, ju siis sai liiga palju raha kokku, ei viitsi enam. Siis nägin teda ühel peol. Läksin tema juurde rääkima. Ütlesin, kuule, et ma olen märganud, et update ei tule või nagu... Et mis juhtus, ära väsi, siis ütles, et ei, raha oli väga hea, aga mul on nüüd Peika. Peika ei taha. Ma olen nagu, mida ta ei taha? Raha. Samal ajal, kui räägime, tuleb see Peika vestlus. Esimest korda näen seda tüüpi. Ma ei oska teda väga kirjeldada, aga ta oli siuke sviitriprillidega, siuke abdi, noh. Siuke abdi, no tegelikult, noh. Ma ei oska nagu väga, no ta tõi kohe abdi, no krüpto. Noh, see vend tuli kohe rääga, no Bitcoin on tegelikult väga stabiilsel tõusuteel läbi aastate. Bitcoin on väga... Ma olin nagu, mis kuradi Bitcoin, sul on kodus midagi paremat, sul on Bitcoin. No. See ainult tõuseb, noh. Ai, nalja teed va. Kui mul oleks naine, ma teen sulle ise OnlyFansi. Must ole vait ja ole paigal. Meil on uut kööki vaja. Ma teen kõigile OnlyFansi, ma saan kunagi tütre, ma teen talle ka OnlyFansi. Mul on ukse maha, võtan talt aabitsa käest ära, annan stringi tasemele. Mis kuradi aabits, musimops, sul on ju tuss. Maailm on sinu. Muidugi selle Peika perspektiivist on ju huvitav, ma ei tea, mis reegel on, sest et meestel on vahest huvitavad reeglid naiste tussidega, on ju, et mida naine võib oma tussiga teha. Mul ei taha minu naine tuss netis. Mul oli hiljuti siuke vestlus ka ühe oma sõbraga, mis vahest tüüpidel on, nad on ka siuksed, noh, minu vanused, vallalised, siis me rääkisime sellest, et mitu seksuaalpartnerit võib naisel olla. See on ka mingi huvitav reegel, mis tüüpidel on. Tead, kui mingid vennad on, no üle 2 on lits. Saad nagu Margus, saad 43. Mis koopa litsi sa otsid? Kust maa seest sa selle biffi välja kaevad, noh? Aga see on huvitav, kui tüüpidel on mingi üle 10 ei tohi. Ma ei ole kunagi sellest aru saanud. Minu puhul täpselt vastupidi. Mida rohkem, seda parem. Ei no, siis ma ju tean, et sa oskad. Ma ei lähe ju restorani, mis on tühi. Ma olen ikka siin nagu sul mingi järts, ma vaatan kaota, mis see päevakas on siin või. Ma tahaks just, et sa oled harjutanud, on ju. Noh, ma ei taha ju kaptenit, kellel on esimene päev merel. Ma tahan seda ühe silma puujalaga. Ma olen seda merd juba 40 aastat seilanud. Nüüd ma tunnen ennast turvaliselt, on ju. Ei, kui sa tuled mulle ja ütled, Ari, tead, mul oli üks Peika enne sind, 11 aastat olime koos, sa oled mu teine. Ma ütlen, ei ole. Mine tagasi välja. Mine tagasi väljakule. Harjuta veits. Hella, kui on 20. See ma ei taha ju, et sa kohtleks mu riista nagu, tead, kui mingi naine vaatab su riista ja sa näed, et ta juba ei oska. Tead, kui ta vaatab su riista nagu Jackassi Steve-O vaatas alligaatoreid. No. Ma tahan, et see oleks mu riistaga nagu kogenud baarmen on shakeriga. Kuulge, see oli minu aeg, nüüd teeme 15 minti pausi ja siis te näete mu sõbra Miikali uut show'd. Ma olin Ari-Mati Muston, ilusat õhtut, aitäh!